Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas neitsidele, suhted, armastus, lähitulevik. Ja tundub, et tahab siit tulla ja hopsti lõpetuskaardina päris ilusti siin välja. Aga nüüd muidugi olukorra teeb põnevaks see, et meil on siin mitmeid sarnaseid kaarte. Alustame siis võib-olla sellest kaardist, mis minu arust lendas kõige esimesena lauale, väga palju vahet ei ole. Aga on siit esimese kaardina välja anda siis neitsidele müntide 10 kaart. Ja müntide 10 on väga hea siuke nagu külluse või õnne või siukse karjääri kaart. 10 räägivad alati siis vana tsükli nagu lõpetamisest ja uue tsükli alustamisest, aga nad alati justkui ütlevad siis, et võib-olla minevikus oli nagu raskem ja nüüd tulevikus või mingi uus tsükkel peaks tulema natukene nagu kergem. Ma ei tea, kas siis just rahaliselt või materiaalselt või tööalaselt või siis justkui siuke külluse poolest, et siin see külluse energia kindlasti võib tähendada ka armastust ja mingit siukest pereenergiat, sest müntide 10 peal on siin mingid lapsed tantsivad ja siuke nagu pidu on, siin on laps ja koer ja naine ja mees ja et siuke nagu väga hea pereenergia ja seal seina peal on ka mingi siuke suur punane mingi rõngas, eks ju, mis on seal mingi südame tšakraga, et selles mõttes armastuse ja romantika potentsiaal kindlasti olemas ja seda ka siis sellepärast, et nagu ma ütlesin, on siin siis sarnased kaardid tulemas ja teise kaardina kohe siin neitsidele siis välja anda ka karikate 10 ja huvitav siis, kas 10 või 10 võib neitside jaoks midagi tähendada, võib-olla huvitav siin teleka läks ka korra selle peale ekraan eest ära, muusika jäi hästi korraks vait nagu selle 10 peale. Nüüd uuesti ei jäänud, aga midagi see 10 võib ka siin neitsidele tähendada, eks ju, aga karikate 10 on siis siuke väga hea nagu pereõnne kaart või heade aegade ettekuulutuse kaart. Ja võib-olla karikate 10 just tahab siin nagu öelda, et kui minevikus ei olnud nii palju õnne armastuses või emotsionaalsetes sidemetes või suhetes, et siis ka selle kaardiga nüüd ütleb, et võib alata nagu parem tsükkel teie jaoks. Ja tõesti võib see tähendada mingit siukest väga head nagu romantilist või emotsionaalset uut partnerlust ka, et igal juhul nagu neid uusi tsükleid, et mingi vana asi lõpeb ära ja algab siis uus. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on siin neitsil tegelikult väljas ka väga hea töö või raha energia, sest kolmanda kaardina on siin väljas müntide 8. Muidugi müntide 8 on siuke huvitav kaart, et ta on kindlasti siuke kannatlikkuse kaart. Ja see kaart ütleb, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Et te peate olema nagu kannatlik ja tegema mingit tööd edasi ja panema aega ja energiat nendesse olukordadesse, kus te tahate näha seda nagu arengut. Sest nendes olukordades need arengud ka teie jaoks tekivad. See võib olla siin siuke nagu enesearengu kaart, see võib olla siuke õppimine, see võib olla treenimine, harjutamine. Muidugi raha ja energia töö juures ka või mingi äri või millegi nagu üles ehitamine. Et siuke väga hea nagu potentsiaaliga energia just materiaalsuse ja külluse poolest. Et esimesse ritta seda küllust ja materiaalset energiat on päris palju, aga samas on ka kahes kaardis siin, üks on põhiline väga hea nagu romantika kaart ja ongi, et see müntide 10 nagu lahutab ära, et müntide 10 on nii raha kui ka armastus, eks ju. Et
et väga head võimalused ja väga hea potentsiaal siin neitside jaoks kindlasti igasugustes arengutes. Ja tuleb veel seda juurde, teist rida alustab neitside jaoks siis Kaarik. Ja Kaarik on väga sihuke võidukas ja saavutuslik kaart, et ma ei tea, millega te täpselt tegelete või mida te ette võtmas olete. Igal juhul see kaart ütleb, et te saavutate ja te olete võidukas selles. Ja kindlasti räägib see kaart hästi tugevalt nagu enesekindlusest, mis ütleb nagu teile just seda, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis mingegi kindlalt selles suunas edasi ja läbi selle tulevad mingid saavutused või võidud, on ju. Muidugi Kaariku kaart mõnikord ta võib olla siis negatiivse poole pealt rääkida mingist nagu mustast minevikust või mingitest negatiivsetest inimestest, tuttavatest, kes võivad meelega üritada nagu halba nõu anda või teid kõrvale nagu meelitada. Et siin on see must hobune ja valge hobune Kaariku ees, et üks võib tähendada mustemat minevikku, teine helgemat valget tulevikku. Ja see kaart just ütlebki seda, et ärge liigselt palju nagu kuulake seda müra, mis teie ümber toimub ja ärge liigselt palju nagu võib-olla võtke teiste mingeid siukseid arvamusi või soovitusi nagu kuulda, et pigem uskuge seda, mida te ise usute. Et ärge laske ennast nagu kellelegi ära rääkida mingis teises suunas, et see kaart võib natukene negatiivse poole pealt tähendada, et keegi meelega üritab teid mingilt väga healt teekonnalt kõrvale meelitada. Et selles mõttes olge valvas, aga samas kõik kaardid on väga head kaardid, et pigem tundub siin uskumatu, kui midagi halvasti läheb ja selle peale kohe siis järgmise kaardina neitsile välja ka õigluse kaart. Ja õigluse kaart on selline kaart siis, mis ütleb, et kui te mingis olukorras olete jäänud kannatanuks või kunagi jäite mingis olukorras kannatanuks, siis lõppkokkuvõttes selle kaardiga alati see kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana. See võib tähendada teie jaoks mingeid hästi positiivseid uudiseid või mingite olukordade selginemist või lahenemist. Et hästi head sihukest mingit uut värsket positiivset energiat. Ja just see kaart muidugi soovitab ka teil olla aus ja õiglane enne kõike iseendaga ja siis ka teistega, eks ju. Et läbi enda aususe suudate ka universumi panna siis austama teid justkui või saatma teile ausaid otsuseid ja valikuid ja lahendusi. Et väga sihuke positiivne spirituaalenergia ka ja nüüd teise rea viimase kaardina tuleb siin välja neitsidele sauade emand. Ja see on nüüd siis hästi sihuke võimekas naisenergia kaart. Et ütleks mina, et selle sauade paki kõige võimekam emand on see minu jaoks alati olnud, sest see tähendab alati sihukest enesekindlust, võidukust, saavutusi, selle sauadega sihukest aktiivsust, kirglikkust, loovust. Ja see on hästi tugev sihuke enesekindluse ja saavutuse energia ja kindlasti see on nüüd sihuke inimene, kes on siis, ma ei tea, sportlik või võib see sauad tähendada ka tugevat seksuaalenergiat või head välimust, eks ju. Muidugi naisenergia kaart samas, nagu ma alati ütlen, siis naise mees energiat on mõlemal sugupoolel, eriti kuna see on ka nagu näiteks see sauade energia, mis on tugevam seksuaalenergia, et see just nagu natukene pooldab seda, et see võib ka olla sihuke natukene mehelikum energia, mis on natukene ka naiselikum, on ju. Et siin on nagu võimalusi hästi palju mõlemale sugupoolele, muidugi kindlasti naisterahvastele endale väga hea võimalus siin mingis olukorras saavutamiseks ja võib-olla meestele siis tähendab kütkestavat kirjlikut austajat või mingit seksuaalpartnerit see rohkem, aga võimalusi ja potentsiaali on siin kindlasti mõlemale, sellepärast et üleval on väga head kaardid nii töös, rahas kui armastuses, eks ju. Aga viimase kaardina on neitsidele välja anda siit mõõkade kuningas hoopiski. Ja mõõkade kuningas on nüüd hästi sihuke sihikindla inimese energia, hästi iseseisev, aus, õiglane, sihuke nutikas, terava taibuga inimene, mõõkadega kindlasti ka hea suhtleja. Samas jällegi see võib olla sihuke inimene, kes on hästi otsekohese ütlemisega, et mõni võib isegi öelda nagu terava keelega inimene. Samas inimene ei ütle justkui midagi nagu valesti, aga ta ütleb väga otse ja ausalt, eks ju, et see võib tähendada ka sihukest nagu enese kehtestamist, et ma ei tea nüüd neitsid, kas see on päris teie enda energia või olete teie siin emanda selles kaardis või kus te rohkem enda energiat nagu ära tunnete, et üks võib neist olla teie energiakaart ja teine võib olla mingi austaja partneri lähedase isiku kaart. Et see mõõkade kuningas on pigem siin sihuke ennast kehtestav, aga samas ka nagu hea suhtleja peaks siin keegi olema ja üldkokkuvõttes ma siin mitte midagi halba ei näe, sest tegelikult siin paki keskel on siis ka see õigluse kaart, mis ütleb, et peaks siin nagu
head ja positiivsed olukorrad peaksid võitma, et kui te ise kellegile nuga justkui selga ei ole löönud, siis ei tohiks teil midagi siin hullusti minna. Et selles suhtes hea energia ja on siin väga hea potentsiaal siis mingiteks arenguteks just selle müntide 8-ga, aga see on kannatlikkuse kaart, mis tegelikult ütleb, et te lihtsalt peate tööd edasi tegema, pange aega ja energiat ja siis tulevad ka tulemused. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidla nupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib siis liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.